Nii, tere! 7. ülesanne. Kirjas on selliselt, et on olemas 2 nuppu. Kui oleme ühte, siis mitte midagi ei toimu. Kui me hoiame teist, mitte midagi ei toimu. Kui hoiame koos, siis B-silinder, see silinder sõidab välja ja kui laseme lahti, siis tuleb tagasi. Ehk siis esimene asi, mis võiks teha, on tuua selle nuppudele õhku peale. See tähendab seda, et siit alt ja siit nii-öelda ülevalt toome lihtsalt õhku peale. Kuna meil on B-silinder, siis kindlasti on vaja kasutada ventiili nii-öelda 5-2. Ja kuna seal on öeldud, et kui me ei hoia, siis tuleb automaatselt tagasi, siis kõige kergem kasutada vedru tagastusega ventiili. Ja siis võtame siit nii-öelda 2 otsa ja ühendame B-silindri. Ja selleks, et ventiil saaks töötada, toome talle ka õhku peale. Ja selleks, et katsetada, võtame selle rohelise nupu ja lihtsalt ühendame siia ventiili kõige vasakpoolse otsa. Ja mis ta peaks töötama? Hoiame nuppu, läheb välja, laseme lahti, tuleb tagasi sisse. Hoiame nuppu, läheb välja, laseme lahti, tuleb tagasi. Nii, aga kuna meil on öeldud, et meil on 2 asja, 2 nuppu, siis jällegi võtame selle AND funktsiooni siit alt ja 2 otsa, mis on nii-öelda nuppudeks valitud. Paneme siia AND funktsiooni. Ehk siis AND funktsioon rakendub siis, kui mõlemad nupud on all. Kui vähemalt 1 on vajutatud, siis ta ei rakendu. Ja katsetame. Mitte midagi ei toimu, vajutame koos, läheb välja, laseme lahti, tuleb tagasi sisse. Ja umbes nii ta on. Nii, 7. ülesanne. Meil on 2 nuppu. Esimene nupp, teine nupp. Kohaselt tõime sinna õhku peale, et see oleks tehtud. Ja siin on öeldud, et kui me hoiame esimest nuppu ja teist nuppu korraga, siis peaks midagi toimuma. Ehk siis siia peaks panema vahele selle AND funktsiooni. See meil garanteerib, et on vaja mõlemat hoida. Ja siis lisaks meil oli pandud B-silinder, mis on see. Ja nüüd, kus meil oli valikuvõimalusi, võtsime siit sellise 5-2 vedrutagastusega. Juhtimine tuli ANDist ja see oli lihtsalt ühendamine. Ja mis siis toimub? Kui vajutame seda, siis midagi ei toimu. Kui vajutame seda, midagi ei toimu. Ja selleks, et rakenduks on vaja mõlemat vajutada, siis ta läheb välja. Ja kui me vähemalt ühte ei hoia, siis tuleb automaatselt tagasi, sest vedruga ventiil läheb algasendisse tagasi.